Tervist! Piparkoogimaania on jõuluaegne näituse projekt, mis selle aastal toimub 4. korda. See on näitus, kus suur hulk loovi mõelda, et piparkoogid on läbi ajaloo olnud kohutavalt populaarsed ja nende ajalugu ulatub tegelikult juba vanasse Egiptusesse. Neid on alati disainitud vingelt, kullatud, värvitud ja need on olnud oma ajastu disainikandjad. Kui läks näituse tegemiseks, siis tohutu üllatus oli näha, et millega siis kunstnikud uksest sisse hakkasid tulema. Siin on Katariina Aus oma endakujulise piparkoogi, ta viskas maha, lasi enda tütrel joonistada enda kuju ja küpsetas siis sellise piparkoogi valmis. Siin on Gerrit Altpere ja Ardo Rohtla tõesti sündinud loo põhjal tehtud kosmosedraama, piparkoogidraama Kosmoses, kus siis NASA kosmonaudil lendas tööriistakohver avakosmoses lahti ja siis oli nagu minema. Ja nad tegid siis sellise töö sellest inspireerituna. Ja siin on siis Kristiina Nurk ja Kristiina. Ma mäleta, aga selle töö nimi on Kukepea. Kukepea ja tegid sellist pikselgraafikat ja need, mis on tumedad, need on siis ära põlenud rohkem kui need pruunid osad. Ja Piparkoogimaania ongi selline vahva koht, kus erinevate alade loomeinimesed saavad koostööd teha, kes muidu üldse ei pruugi kokku saada, aga näiteks siin on meie kuulus meisterkokk Imre Kokk ja Imre Kose ja Sigrid Leis, kes on... Selle töö nimi on Lady Gingerbread ja sellest mannekenist on saanud meie maskott, seal alati on uus kleit peal. Sina teadsid selle kohta? Šveitsi arhitektid tegid vaate Piparkoogi linnale, see on siuke aken ja mulle eriti meeldib see Volga, mis on nii toredasti glasuuriga joonistatud, nad tegid foto järgi selle. Tõeliselt hästi tehtud asi. Väga kõrget taset on iga aasta näidanud keraamikud, sest küllap on siis piparkoogi tainas sarnane Savile. Need on Katariina Ausi kruusid, kust ka tõepoolest võib-olla on võimalik isegi kohvi juua, aga võib-olla ühe korra ainult, eks ole. See materjal on osutunud palju enamaks, kui võib arvata, et näiteks siin on sisearhitektide, tudengite töö valgusfoor ja kõik on söödav, väärtud muidugi pirnid sees. Need tuled on kõik karamellis sulatatud, söödavad, väga põnev töö minu meelest. Siin on Anna Aua Christmas Special kassidele. Sellega oli see huvitav lugu, et inimesed hakkasid siit kausist, sõid väga ruttu need piparkoogid ära ja ta pidi neid iga päev nagu sinna juurde käima panemas. See on jälle üks fenomenaalne nähtus, mis seal näitusel kõik nagu juhtub. See näitusel juhtub tegelikult meeletult palju. Igasugused tööd kukuvad alla, inimesed söövad neid ja nii edasi. Siis see on hästi miniatuurne töö tegelikult, mikroskoopiline. Selle nimi on Maja taga, see on Liisa Murdvee tehtud hästi armas idee minu meelest. Et alati ei pea ju tegema midagi täiesti pöörast ja pompöös, et tegelikult see väga lihtne hea idee maksab. Siin on Kristjan Jagomäe disainitud Piparkoogimaania šrift ja see veebiaadress on tõeliselt töötav, piparkoogimaania.ee. Vaadake, seal on kõikide meie 3 aasta kohta pildid ja osalejad väljas. Velle räägime. See on Mall ja Maret Nukke jõulusamurai. Siin on näha nüüd, et on kullatud osad nii nagu keskajal oli kombeks, aga see lõpetati ära keskajal, sellepärast, et see oli mürgine. Ja ühesõnaga piparkookidega on läbi ajaloo väga suurt imet tehtud. Muidugi kohe peale esimest aastat ei saanud kuidagi üle ega ümber sellest, et tuli teha kunstiharidusprogrammid ja praegu selles osalevad juba väga palju lasteaedu ja koole ja selle üheks põhieesmärgiks on läbi selle piparkoogi arendada lastes just kunsti- ja disainiteadlikkust ja mis kasu on muidu teha kõrgetasemelist disaini, kui meil ei ole selle disaini hindajat ja tarbijat, et seda tuleb nagu maast madalast juba hakata tegema, mille jaoks just on osutunud see piparkoogi tainas täiesti fenomenaalseks materjaliks. Sest näiteks, kui sul ei tule välja, saab selle lihtsalt ära süüa ja see meeldib nii väikestele ja suurtele kui ühesõnaga see meeldib enamikele inimestele.
Siin on näiteks Metsküla algkoolis käisime koos lastega küpsetamas siuke vahva piparvoogitiim. Ja nemad tegid juba teist aastat eelmine aasta ja juba see tase oli täiesti nähtav. Juba hakkasid igast ruumilised teosed tulema ja nende haridusprogrammide juurde käib just see, et lapsed tulevad ja vaatavad, mida reaalselt teevad erinevad loovinimesed. Ja meil on näitustel olnud viimane aasta oli 125 erineva ala inimest. Et see on tõesti siuke suurepärane koht, kus võivad tekkida nagu täiesti uued ideed ja samas võib-olla ka mõned disaineri algusest teeb piparkoogist midagi ja pärast hoopiski see asi läheb tootmisse. Et ma ei tea, mis plaan Raul Erderil selle logo piparkoogiga on, mis meil on juba 4. aastat. Ja kahjuks see asi muidugi lõpeb sellise kaosega, vahel isegi liigagi ruttu, aga selline on elu, midagi ei ole siin ilmas püsinud. Aitäh! Täname!